Kas vastab tõele, et sa kasutasid Heeroni valemit? Tunnista üles. See on teadtuntud fakt, et kolmnurga pindala leidmiseks kasutatakse valemit S võrdub A korda H jagatud 2-ga. Aga kui sa ei tea kolmnurga kõrgust, sul pole muud valikut. Sa pead leidma pindala külgede kaudu. Keegi pole seda kunagi ära tõestanud. Ma näitan sulle. Ma tõestan. Tõestamisel kasutame valemit. Siinusruut gamma pluss koosinusruut gamma võrdub 1. Samuti koosinusteoreemi. C ruudus võrdub A ruudus pluss B ruudus miinus 2AB koosinus gamma. Ning viimasena kolmnurga pindala valemit. S võrdub 1/2 AB siinus gamma. Selle tugeva teadmiste vundamendiga saame nüüd asuda Heeroni valemi kauni paikapidavuse tõestamisele. Tuletan siinus gamma esimesest valemist. Selleks pin koosinus ruut gamma teisele poole võrdusmärki. Saame sellise kuju. Nüüd panen parem poole ruutjuure alla ning selle monstrumi saame asendada pindala valemisse. Seega saame pindala valemiks hoopiski S võrdub 1/2 korda AB korda ruutjuure all 1 miinus koosinus ruut gamma. Nüüd viime A ja B oma sõprade juurde ruutjuure alla ning ärme unusta neid ruutu panna. Korrutame sulud läbi, saame valemi sellisele kujule ja märkame, et ruutjuure alla on tekkinud ruutude vahevalem. Ehk ruutude vahevalem on A ruudus miinus B ruudus võrdub sulgudes A pluss B korda sulgudes A miinus B. Ning ruutjuure all on meil nendeks 2 liikmeks sulgudes AB ruudus, mis on meil justkui A ruudus, ning teises sulus A korda B korda koosinus gamma ruudus, mis on justkui vaheruudu valemis B ruudus. Nüüd kirjutame ruutude vahevalemi lahti. Näeme, et meie valemi mõlemasse sulgu on tekkinud AB koosinus gamma, mida leidib ka koosinusteoreemis. Seetõttu peame avaldama koosinusteoreemist AB koosinus gamma ning saame selle seejärel asendada meie valemisse. Viime sulu sees liikmed samale nimetajale ning näeme, et nüüd on siin sulus tekkinud lugejasse summa ruuduvalem ja teises sulus on lugejasse tekkinud vaheruuduvalem. Seega saame oma valemi kirjutada ümber hoopis sellisele kujule. Märkame, et mõlemasse lugejasse on tekkinud meile juba tuttav ruutude vahevalem. Seega saame valemi kirjutada ümber hoopiski sellisel kujul. Nüüd viime 1/2 ruutjuure alla ning teades, et kolmnurga pooli ümbermõõt on võrdne sellega ning nähes, et see võrdub meie esimese liikmega ruutjuure all, saame asendada esimese liikme P-ga ning seejärel avaldada ka ülejäänud liikmed. Kolmnurga pooli ümbermõõdu valemit kasutades kirjutame ümber esimese liikme. Kirjutame liikme ümber niimoodi, et lugejasse tekiks A pluss B pluss C. Selleks peame lugejas lahutama 2 C-d. Näeme, et meil on tekkinud kolmnurga ümbermõõt P, mis on võrdne 2 pool ümbermõõduga. Seega, kui toome 2 sulgude ette, saame 2 taandada ning meil jääb üle väike P miinus C. Sama saame teha ka teise 2 liikmega. Ning kui asendame need nüüd enda valemisse, saamegi kätte Heeroni valemi. Näed, nii liiklus ongi. Okei, ma usun sind. Aga ma ikka ei saa aru, kuidas ma seda rakendan. Ma näitan sulle. Meil on kolmnurk külgedega 25, 29 ja 36 sentimeetrit. Kõigepealt arutame kolmnurga pooli ümbermõõdu. Selleks on 45 sentimeetrit. Rakendame selle äsja õpitud Heeroni valemisse. Ja vastus ongi lihtsalt 360 ruutsentimeetrit. See on päris lihtne. Eks ole? Aga tead, ma annan sulle paraja pähti ka. Sul on kolmnurk, millel on küljed 27 ja 29 sentimeetrit. Samuti on antud sulle mediaan pikkusega 26 sentimeetrit. Mis on kolmnurga pindala? Okei, ma ei tundu seda lahendada.
pikendame mediaani ja meil tekib rööpkülik. Näeme, et rööpkülik jaguneb 2 võrdseks kolmnurgaks. Teame, et üks neist kolmnurkadest peab olema võrdne pindalalt meie algse kolmnurgaga. Selle tõttu, et kumbki neist kolmnurkadest jaotab rööpküliku pindala pooleks. Seega, kui me arutame selle kolmnurga pindala, saame ka meie algse kolmnurga pindala. Rakendame kõik andmed Heeroni valemisse ning saame vastuseks 270 ruutcentimeetrit.